21. mai, neljapäev ja matemaatikatund. Ning me oleme jõudnud kordamisosaga 55. peatükini ehk siis kordamine ja arvud ja see on tööraamatus lehekülg 112, 113. 112, 113. Nii, ja esimese asjana tahaksin ma sulle meelde tuletada arvudega seoses olnud animatsioonid või videod, et kus siis räägitakse ühelistest ja kümnelistest ja kuidas liita ja kuidas lahutada neid arve. Et tuletame selle meelde ja siis läheme kohe tänase tunni juurde ka, eks ole? Nii, otsin kohe selle üles. Kui inimesed hakkasid loendama, siis kasutasid nad kindlasti oma käsi. Sõrmede puudutamine või kõverdamine loendamisel aitab pidada järge. Sõrmi üles tõstes saab edastada arvu ilma seda nimetamata. Et inimesel on 10 sõrme, siis oli mõistlik loendada kümnete kaupa. Pähklite loendamisel kümnete kaupa saadi 30 hulka ja 4 üksikut pähklit. Seega oli pähklit kokku 34. Nii saigi alguse praegune arvusüsteem, mida kutsutakse kümnendsüsteemiks. Vaatame lähemalt, millest arv 34 koosneb. Arvu 34 saime 4 arvu liitmisel. Summas on kokku 30. Seega arvus 34 on 3 kümnelist. Neljandaks liidetavaks on ühekohaline arv. See on 4. Seega arvus 34 on 4 ühelist. Jäta meelde, et ühelist arv kirjutatakse arvus alati paremalt esimesele kohale ja kümnelist arv teisele kohale. Nii, otsin kohe sulle järgmise video. Et need videod kõik baseeruvad siis nagu tekstülesannetel. Et mis sellel hetkel, kui me neid õppisime, olid nagu olulised. Nii, tuleb kohe teine. Liivi ja ta vanemad kolisid teise linna ja Liivi pidi minema uude kooli. Klass, kuhu ta läks, oli väga sõbralik. Selles klassis õppis enne 23 õpilast. Mitu last õpib nüüd selles klassis? Mõtleme kõigepealt, mida me saime teada. Me saime teada, et klassis õppis enne 23 õpilast ja klassi tuli juurde 1 õpilane. Mida ülesandes küsiti? Ülesandes küsiti, mitu last õpib nüüd selles klassis. Õpilaste arvu leidmiseks peame enne klassis olnud õpilaste arvule juurde liitma 1. Teame, et arvus 23 on 2 kümnelist ja 3 ühelist. Arvus 1 on 1 üheline. Liidame kõigepealt kokku ühelised. 3 plus 1 on võrdne 4-ga. Kuna arvus 1 kümnelisi ei ole, siis kümneliste arv ei muutu. Seega 23 plus 1 on võrdne 24-ga. Saame sõnastada vastuse. Nüüd õpib selles klassis 24 õpilast. Nii, tuli meelde, kuidas siis liita kahekohalisele arvule ühekohaline arv. Võtan veel ühe video. Ja see nüüd puudutab lahutamise osa. Nii, kus sa mul oled? Ott
sai sünnipäevaks vanavanematelt uue jalgratta. Et lapsel oleks turvaline sõita, tahtis isa osta Otile ka kiivri. Poes oli 2 sobivat kiivrit. Üks kiiver maksis 39 eurot, teine aga 4 eurot vähem. Isa ostis Otile odavama kiivri. Kui palju maksis isa kiivri eest? Vastuse leidmiseks peame lahutama arvust 39 arvu 4. Teame, et arvus 39 on 3 kümnelist ja 9 ühelist. Arvus 4 on 4 ühelist. Lahutame kõigepealt ühelised. 9 miinus 4 on võrdne 5-ga. Kuna arvus 4 kümnelisi ei ole, siis kümneliste arv ei muutu. Seega 39 miinus 4 on võrdne 35-ga. Saime teada odavama kiivri hinna. Isa maksis kiivri eest 35 eurot. Nii, saigi meelde tuletatud, eks ole. Kohe otsin tänase tunni ja vaatame, mis meil seal nüüd ette tuleb. Nii, ja esimese asjana on sinu tööraamatus ka, vaatan, et ma siin ette ei jää, on selline pilt, kus see on siis jaotatud 8 osaks. Ühelised ja kümnelised. Et millest siis koosnevad need arvud ühelised ja kümnelised. Et see tuli nendest animatsioonidest nagu ka meelde, ma usun, eks ole. Ja kui sa nüüd lähed allapoole, siis sul on seal olemas veel liitmise ja lahutamise kohta ka skeem. Nii, kus 3 + 5 on võrdne 8-ga ja igal arvul on siis oma nimetus, eks ole. 3 on liidetav, 5 on liidetav ja 8 on summa. Ja reegel käis sinna juurde. Kui muudame liidetavate järjekorda, siis summa ei muutu. Ja alla on sulle kohe toodud sinna ka näide, et kui 5 on nüüd esimese koha peal ja 3 teise koha peal, siis ikkagi vastus ehk siis summa jääb samaks. Nii, vaatame kohe kõrval olevat näidet, see on siis lahutamise kohta. 8 miinus 5 on 3 ja jälle igal arvul on seekord oma nimetus. 8 ehk siis see arv, mis on esimese koha peal, seda me nimetame vähendatav. Teine arv on vähendaja ja vastus on vahe. Nii et see arv, millest me hakkame lahutama, on vähendatav. See, mille me ära lahutama, on vähendaja ja vastus on vahe. Ja nüüd reegel. Lahutamine on liitmise pöördtehe ja all on see siis ära põhjendatud ka. 8 miinus 5 on 3, sest 3 + 5 on 8. Nii, tuleb meelde, eks ole. Ja edasi tuleb lahutamise reegel, liitmise ja lahutamise reegel ja skeemid. Nii, kohe otsin selle kõigepealt liitmise skeemi. Nii, liitmise reegel ja skeem. Vaatan, et mina nüüd siin ette ei jään küll. Nii, nüüd ei jää. Kordame selle ka üle. Kui sul on vaja liita 8 + 6, siis mis sa teed? Reegel. Enne liidan nii palju, et 10 täis saab ja siis liidan ülejäänud osa. Ja siin on nüüd sul näha ka, eks ole, joonise pealt kõigepealt vaatad, et kui siin on siniseid on 8 ja punaseid on 6, siis enne liidan nii palju, et 10 täis saab. Kui palju on vaja liita? 2. Siit võtadki need 2 punast, paned sinna juurde ja saad 10. Ja siis näed, palju sul üle jäi. Arvu tehtena on ta siis siin allkirjas. 8 + 6, kuidas see välja näeb? 6 jagatakse arvu perekonnaks
2 ja 4. Miks 2 ja 4? Sest kui ma liidan 8-le 2 juurde, siis saan 10 täis. Ja nüüd palju veel ülejäänud osa liita? See on 4. Nii et 8 plus 2 on 10 plus 4 on 14. Nii, skeemina kohe siin kõrval on täpselt seesama arvutus. 8 plus 6, 8 läheb ikka edasi, 6 jaguneb 8 arvuks, 8 ja 4. Nüüd ma liidan omavahel 8 ja 2 saan 10 ja liidan ülejäänud osa on 4 ja vastuseks saan 14. Tuli meelde? Nii, vaatame kohe sealt kõrvalt lahutamisskeemi ka. Ja reeglid samamoodi. Kui mul on nüüd vaja lahutada näiteks 11-st 3, siis mis ma teen? Enne lahutan nii palju, kui on ühelisi üle 10. Ja siis lahutan ülejäänud osa. Nii, arvus 11 on kui palju ühelisi üle 10? 1, eks ole, ma pean ära lahutama 3, mul on vaja 3 maha võtta, aga kõigepealt lahutan 1 ja siis ülejäänud osa millest? Ikka sellest 3-st. Nii et algul lahutan 1 ja siis ülejäänud osa. Vaatame skeemi pealt seda ka. 11-st lahutades 3 jagan ma selle 3 2 osaks. Ehk siis selleks osaks, et kui palju on ühelisi üle 10. See on 1. 11 miinus 1 on 10 ja nüüd sellest 3-st jääb veel lahutada 2. Nüüd ma lahutangi 10-st 2 ja saan 8. Nii, kas tuli meelde? Väga hea. Nüüd on sinu ülesanne. Sinu ülesanne on leheküljel 113 kõik ära lahendada. Mina teen nii, et ma lasen jupi kaupa sulle õiged vastused siia ekraani peale, et sa saaksid vahepeal ka kontrollida. Eks ole, et lahenda ära kõigepealt esimene ülesanne, siis tule vaata vastuseid, siis pane jälle vahepeal stoppi ja käid ja lahendad niimoodi neid ülesandeid, kuni sul on terve lehekülg ära lahendatud. Siis saad kontrollida, kui hästi sa oskad tõepoolest siis arvudega liita ja lahutada. Nii, leppisime kokku. Kõigepealt alusta siis esimese ülesandega, pane video stoppi ja kui sul on valmis, tule tagasi. Nii, ma eeldan, et kui sa oled nüüd tagasi, siis järelikult oled sa esimese ülesande ära lahendanud. Ja ekraanile kuvan praegu esimese tulba. Nii, ma tulen nüüd ise siit eest ära, ma vaatan, kuhu on mind parem panna. Nii, ja see on esimene tulp. Esimene tulp. Saad kontrollida, kas sa oled esimese tulba õigesti teinud. Ja kui vaja, võid vahepeal ka seisma panna video, siis on sul lihtsam kontrollida. Nii, näitan kohe teist tulpa ka. Nii, ja teise tulba vastused. Võid jälle vahepeal siis stoppi panna. Nii, ja nüüd, kui sa lähed teist ülesannet lahendama, siis ka pane jälle video seisma, muidu sellel ei ole mõtet, et sa lihtsalt siit ekraani pealt kõik need vastused endale maha kirjutad, eks ole? Sest sa ei saa siis aru, kas sa oskad tegelikult hästi arvutada või ei oska, on ju? Et ei ole mõtet hakata lihtsalt maha kirjutama ja töövihikut niimoodi täitma. Et teeme ausat mängu, on ju? Et paned video stoppi ja lähed lahendad teise ülesande. Ja siis tuled tagasi, kui oled valmis. Nii, kui sa nüüd oled tagasi, siis teise ülesande 2 tulpa ja teise ülesande esimene ja teine tulp on siis siin. Nii, ja saad kontrollida 3. ja 4. tulba. Nii, ja jälle
palun pane video stoppi ja mine lahenda ära 3. ülesanne. Sul on vaja nüüd võrrelda, kas on suurem või on väiksem või on võrdne. Nii. 3. ülesande esimene ja teine tulp on siis praegu tahvli peal. Saad kontrollida, kas oled õiged märgid pannud. Nii, ja üks tulp on veel jäänud. Said selle ka ära kontrollida. Nii, järgmine ülesanne on 4. ülesanne ja see on tekstülesanne. Vennad valmistasid hommikusöögiks võileibu. Sass valmistas 8 ja Juhan 7 võileiba. Küsimus, mitu võileiba valmistasid poisid kokku? Nii, mine, mõtle, arvuta ja tule tagasi ja kontrolli, kas tegid õigesti. Nii, ja vastus on nüüd siin tahvli peal, et sa ei pea kirjutama seda sõna tehe, eks ole, et seda pole vaja kirjutada. See on lihtsalt sinu kontrolli jaoks nagu pandud, et sa saaks aru, et siin peab olema tehe ja pärast peab olema vastus, mis on siis küsimuse järgi vastatud. Nii, meid ootab 5. ülesanne. Mine 5. ülesannet lahendama. Nii, ja 5. ülesande lahendus on siis tahvli peal. Saad kontrollida, kas oled õigesti teinud. Nii, ja jäänud on nüüd veel 6. ülesanne. Leia tähe arvväärtus. Nüüd on vaja sul jälle järjekordselt peast arvutada, eks ole, et tuletame meelde. 5 pluss A on 7. Missuguse tehte sina teed? Pöördtehte 7 miinus 5 on 2, ehk siis A on 2. Ja alati kontrolli, et kui sa oled selle vastuse saanud, siis pane see tähe arvväärtus, ehk siis see arvu, mis sa saad, pane A asemele ja vaata, kas see võrdus kehtib, kas on õige. Nii, aga mine arvutama ja tule tagasi ja kontrolli oma vastust. Nii, tulid tagasi ja vastused on tahvli peal. Nii, jõudsid ära kontrollida. Nüüd on jäänud üks selline ülesanne, mis peaks sul olema sinu kilekante vahel. Ja see on kirjakandja mängu ülesanne. Ma katsun selle kohe siia ekraanile kuvada. Vaatan, et ma ise väga ette ei jääks. Nii. Kirjakandja ülesanded. Kui sa nüüd leiad selle oma kilekante vahelt üles, siis see on selline kokkuvõttev ülesanne, kus tuleb siis lugeda neid lauseid siin ja täita neid ülesandeid, mis siin kirjas on. Näiteks, nimeta esimesed 5 järgarvu. Edasi, lõpeta lause, natuke lasen allapoole. Kui muudame liidetavate järjekorda, siis summa, mis sa sinna kirjutad, ei muutu. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja see peaks olema sul 2 poolega ülesanne. See peaks olema sul 2 poolega ülesanne. Nii, päris pikk ülesanne, eks ole. Et lahenda siis seda nii, kuidas sa parasjagu jõuad, sest kuna sa praegu juba päris palju arvutasid, eks ole, aga kes tunneb, et ta jaksab seda kohe praegu edasi teha, siis sa võid seda teha. Kes tunneb, et ei jaksa,
siis pane praegu video kinni ja tule siis selle video juurde uuesti tagasi ja otsi see lõpuosa üles. Ja siis sa saad kontrollida ka vastuseid, sest ma kohe panen vastused ka siia ekraanile ja sa saad vaadata, kas sa oled need kirjakandja ülesanded ära lahendanud. Nii et sinu valik praegu, kui sa oled väsinud, siis pane video kinni, mine ja puhka. Ja kui sa selle kirjakandja ülesanded ära lahendad, siis tule ja pane uuesti see video mängima, otsi üles see lõpukoht ja vaata, kas sa oled õigesti lahendanud. Nii et sinu valik praegu. Kas me kohtume järgmine kord või sa tuled tagasi oma vastuseid vaatama. Nii. Need, kes nüüd otsustasid oma vastuseid kontrollida, siis teie jaoks kuvan ma kohe siia ka vastused. Nii. Hakkan neid vaikselt liigutama edasi, et sa saaksid siis kontrollida. Et esimesed 4 vastust sa siin näed. Kui vaja, siis saad jälle järjekordselt video stoppi korraks panna. Mina liigutan natukene seda edasi. Nii, nüüd on näha 5., 6., 7., 8. ülesanne, 9. ja 10. ülesanne ka. Vaata, kas sa oled õigesti lahendanud. Kui vaja, pane stoppi, et kontrollida pikemalt. Nii. Edasi on 11. ülesanne, 12., 13. ja 14. ülesanne. Nii, kui selle oled ära kontrollinud, siis on ka teine pool sellel töölehel. Nii, ja teisel poolel siis vastused. Nii, liigutan edasi. Näeksid järgmiseid vastuseid. Nii. Ja liigutan veel edasi. Ja kohe liigutan veel edasi. Nii, sinu võimalus siis kontrollida, kas sa olid kõik õigesti lahendanud. Näeme jälle!